Tere hommikust. Ma olen täna nii varajane töö juures. No, proovisin enne hommikuid linna jõuda. Aga mul on palju uusi prilliraame. Ma praegult ka egin ennast võõraste prillidega. Tellitud prill on see. Aga tundub, et ma tellin endale samasugused. Väga vinged raamid. Ühesõnaga uut kaupa on tulnud. Hästi ilusaid prilliraame. Ühesõnaga ma nende prilliraamidega kõikidega säran, mis ma proovin, ma näitan midagi teen, aga mul on lihtsalt hommik on väga rahulik, isegi maja on nii vaikne, et kui ma siin võib-olla räägin, siis on teisse maja otsa kuulda, sest inimesed vist täna hommikul tõesti ei jõua tööle, sest ummikud on, teed on ulmed, ma arvan isegi ulmeraske on isegi talverehviga hakkama saada, sest on jää ainult. Nii et sõitke kõik väga ettevaatlikult. Aga kuna mina jõudsin nii varakult tööle ja siin on vaikus majas ja siis mul on meilidega enamasti hästi, siis ma mõtlesin, et ma hoopis teen ühe video, ma pole sellist live-video päris pikalt teinud, et kui on küsimusi, siis ma vastan meeleldi otse siin laivis ja võin hiljem ka vastata nendele küsimustele, mis siia alla jäetakse. Aga uued prilliraamid on kohal ja prilliklaaside paigaldus käib mul siinsamas. Ja mul ikka tihti küsitakse sellist küsimust ka ja töös oli ka meil tulnud selle peale, et kui ma olen tulemas, kas ikka saan kohe kätte, siis ma tavaliselt palun prilli kätte, siis ma palungi saata selle prilliretsepti. Et ma saan kohe vaadata, kas prilliklaaside tugevused on siin olemas ja siis ma saan natukene kindlamalt öelda, et kas sa saab prilli kohe kätte või ei saa. Mul on kõike prilliklaase siin varuga, aga tead, vahest ikka juhtub nii, et üks klient võtab kõik selle varuga ära ja siis ongi otsas. Aga mul tegelikult on varuga. Täna on nii vaikne hommik, uskumatu. Maja on nii vaikne, ma oleks nagu nädalavahetusel praegult tööl. Keegi ei ole tööle jõudnud. Terve see maja on nii vaikne. Nii, aga tegelikult ma tahtsin üldse oma prilliraame näidata, sest nad on nii ilusad. Nii ilusad. Ma täiega ei ole rahul uue kaubaga. Nii et näed, number 1 on ees. See on nii ilus prilliraam. Nii ilus, nii vinge. Et massiivne on ju. Need on Mark Jacobsid. Väga ilusad prilliraamid. Tugev kvaliteetne prilliraam. Aga tegelikult on see valik on mul siin väga kirju. Kuna see on nii uus kraam, siis ma tegelikult panen need ka ilusti pakenditesse tagasi. Doosid on ka nendel kõigil, aga doosid tulevad alati teise kastiga. Aga ma siin, tegelikult ma tean, et see kilesahin on videodes väga halb. Nii et ma ei teagi, kuidas ma seda sahistan niimoodi, et kaamerasse ei jää seda häält, sest ma tean, et see hääl on väga halb. Nii, proovime siis vaikselt võtta kiledest välja. Näed, see on uus metall, pergatannid. Selline klassikaline. Metalliraam, väga ilus. Nii, see on siis metalliraam. Ma panen selle jälle selja taga sisse, sest et see kile hääl. Ma oleks pidanud ennem need prillid tegelikult kiledest välja võtma. Aga kõik on õiges pakendis, originaalpakenditest, et on tegelikult, ma tahan need ennem kõik tegelikult ära sorteerida, kui ma päris lahti need siia riiulitele panen. Aga mis on siis kõige olulisem tegelikult näidata, et mul on värve. Mul on ilusaid värve. Nii, on kauplusest lahti. Ma ei tea, mul on 3 vaatajat, kas see sahistamine on kuulda või ei ole, sest vaata. Ilusad lilled. Ja kusjuures see istub nii hästi ees. Et ei vaju mitte kuhugile. Mulle väga sobib see suurus. Väga hästi istub ees. Nii, ma tagasi see paki. Ma üritan need panna niimoodi üksteise peale. Siin on mul ühed bossid, Hugo bossid, mida ma arvasin, et need tulevad mulle. Aga need ma juba tegelikult jõudsin neid proovida. Liiga kaldenurk on liiga suur ja ninapatti ma ei taha nii palju niimoodi painutada ka.
ma tahtsin neid tegelikult endale tellida. Tegelikult suuruse numbrite järgi ja pildi järgi ma lootsin, et see raam on natukene väiksem, aga see on päris suur. Hästi kerge raam. Ma arvan, et ma ei võta seda endale, et ma panen selle ikkagi müüki. Aga ma veel mõtlen. Sellised bossid, hästi ilusad sangad. Täitsa selles mõttes originaal, kõik on nii nagu peab. Tuleb otse tehasest. See kood on siin. See on midagi minget näidata teile. Aga ma tõesti arvestanud sellega, et kui ma siin otse videos olen, et see kõik sahiseb. See kõik sahiseb, kui ma hiles ja avan. Nii. Värvi. Väikesed kivikesed ka. Ja selline hästi mõnus naiselik raam. Värvi. Nii. Ma veel värvi. Veel värvi. Nii. See prilliraam on juba personaalselt tellitud, et see ei lähe müüki, aga võib-olla ennem kui see päris klient tuleb kohale, siis võib-olla saab mõni teine ka proovida, et saab tellida. Seda on teisi värve ka, glowi raam. Näed. Tšau. Nii et ja glowi raam. See on kliendile personaalselt tellitud raam, aga seda glowit on ka teisi värve. Minu meelest on selline pruunikas beež oli ja täitsa lilla ka. See on selline hall must, pigem hall, tume hall. Ja sulle samad sõnad. Nii et ja ühesõnaga. Võt siuksed vinged raamid on väga kantavad. Kohe eristud selles mõttes ülevalt mustalt uuest kaubast ilmselt ei tulnud seda, sest mul on niisugused raamid siia riiulis tegelikult olemas. Mul on riiulis olemas küll, pean sulle siis pärast näitama. Ma aitan ennem selle kraami ära. On küll niisugust raami, et ülevalt mustad kuldsed. Näitan ühte siin maksan koosi. No, siin on ees on ju säbruline muster. Mõnele meeldib, mõni ütleb kohe selle peale, et ei. Et kui kliendid selles mõttes siin käivad, siis nad selle säbrulise mustri kohta ütlevad tegelikult kohe, kas talle see sobib või see on just see õige värv. Selline tegelikult on väga ilus raam. Nii. Näitan. Ootab see kinnine Jimmy Choo. Tellisin 2 Jimmy Chood. Üks on kliendile. Ja kuna mulle selle Jimmy Choo sang väga meeldib, siis ma ütlesin selle müüki ka kohe. Ma olen täiesti kindel, et see läheb ruttu ära. Nii. Täiesti selles mõttes klassikaline Jimmy Choo sang. See on nii vinge raam. Ja see uus kaup tuli väga vinge. Aitäh sulle. Jimmy Choo, üks on müügis ka, üks läheb kohe kliendile. Ma loodan, et see klient mul täna selle paksu lumega jõuab kohale ka. Aga ma arvan, et ta tuleb. Ta tuleb kas või jala siia minu juurde, et neid prille kätte saada. Mul on selles mõttes vinged kliendid, kes on endale broneerinud prilliraamid, tellid niimoodi kataloogi järgi, siis nad tegelikult tulevad väga ruttu oma toodetele järgi. Et õnneks ei ole nii, et kes tellib, see kohale ei tule, et lihtsalt tellivad, on ju. Õnneks nii ei ole olnud.
et kes on väga sellist kallist prilliraami, bränd, kallis, 200 eurot raam on ju, siis ja võib-olla mõned raamid isegi veel kallimad, siis on ikka nii, et kes sellist prilliraami endale tellib, see tuleb ka selle prilliraami järgi. Mulle nagu nii-öelda nagu tünga pole tehtud õnneks. Aga jah, maja on täna uskumatult vaikne. Tallinnasse vist ei jõua inimesed tööle. Majatagune mul on parklad täiesti tühi. Ma nagu kunagi ei saa sinna parkimiskohta, kui ma tööle tulen, aga täna on täiesti tühi. Postimehe maja ümbrus on ka täiesti tühi autodest, nii et liiklus on vist väga hull. Nii et mul oli vist ainuõige otsus tulla nii varakult tööle ulma. 20 tuli ka üks värviline raam. Ilus raam. Need on nagu päris brändiprillid. Mul on prilliraame tegelikult neid ka, mis ma võtsin nagu soodsamaid, mis ei ole selles mõttes väga korralikud, väga korralikud prilliraamid. Need ei ole selles mõttes made in China, vaid ongi Itaaliast tulnud prilliraamid, aga on soodsamad, pole seda suurt brändi nime peal. Ei ole seal neid Versace'si, Gucci'si, neid märke pole peal, et ma tegelikult reaalselt tellisin niimoodi. Kastiga on ka neid raame, neid ma panengi väga soodsalt siia müüki. Need on värvilisi, aga kvaliteet on uskumatult hea. Et sealt samas tehases, kus tulevad need muud brändid ka, nad teevad ka sellist liini, millel ei ole seda brändi nime peal, aga väga ilus disain ja väga korralik plastik. Et ma julgelt seda müüa ja ma arvan, et need prillid kestavad kaua. Et sellist efekti nende prillidega ei ole nii, nagu on nende AliExpressi prillidega on ju, et võtad kätte ja tunned, et see plastiku koostis ongi nõrk on ju, et mingi hetk ta võib lihtsalt niimoodi katki minna. Mitte kohe, aasta pärast või nii on ju. Nii et, aga ma sealt võtsin prooviks just neid soodsamaid prilliraame, et brändi pole peale pandud, aga sama liin, sama tehas neid teeb ja nad igal prilliraamil on isegi selline Itaalia see märgistus peal ka, et tõesti need sealt tulevad ja tehas pakub nende prilliraamidele ise ka aasta aega garantiid, et isegi selles mõttes aasta pakub ta mulle, et kui see klient tuleb selle prilliraamiga tagasi, et sang katki või prilli värv maas või mis iganes, siis tegelikult see tehas vahetab mulle nagu küsimusi esitamata selle lihtsalt välja, et ülejäänud aasta, et ma ikka kliendile pakun 2 aastat, ülejäänud aastat ma pean ise nende garantiilahendustega tegelema, et kas siis uus raam või mul ongi varuosadeks teised jupid või tellin jupid, et aga jah, need kõik raamid on garantiikirjaga. Et tõesti, kaupa saab ka nii. Tõesti, need bränditootjad tegelevad tegelikult sellise lihtsama disainiga ka ja pole lihtsalt kirjas siin seda brändi nime. Ja kvaliteet on uskumatult hea. Ja need raamid tulevadki siis sõltuvas siis prilliraamis kas 49 eurot prilliraam või 69 vastavalt siis ma ise enda sisseostu hinnast, aga näed selline sinine. Ma tean, et mul on neid kliente küll, kes tahavadki sellist hästi erksaid värve ja sealt ma neid värve sain ja kvaliteet on uskumatult hea. Ja kvaliteet on oluline ja, sest prilliklaasid maksavad ka ja kui prilliraam ikkagi laguneb ennem ära, siis jah. Et see on ka neid värvid. Ma võtsin sealt julgelt värve, võtsin ka lihtsamaid prilliraame. Aga ja olen väga rahul. Ja need lähevadki siis 49 müüki või 69. Need värvilised siin samas kohe järjest.
ma jälle sahistan, loodan, et see ei ole väga hull. Näed, roheline. Täna mu kõrvarõngastega vist sobiks roheline väga hästi. Ja on ja ilusad värvid. Ja uskumatult kvaliteetne, no uskumatult need sangad, need vedrusangad on selles mõttes, no ma olen 13 aastat prille teinud, siis ma tunnen seda tugevust päris hästi, lihtsalt et võtan kätte, ma saan päris hästi aru, kas see prill on kvaliteetne või mitte. Nii et ma sain väga kvaliteetset kaupa väga hea hinnaga, väga hea hinnaga ja nii et ma ise olen väga õnnelik. Nii vaata selline roheline ka. Ilusad prilliraamid ja. Ja kõikidel on need garantiilehed ka siis. Punast ka. Punased võib-olla mul ongi vähe ainult. Võtame punast ka. Aga kui ma neid prilliraame tellisin, siis nendega juhtus nii, et ma pärast tellimuse ära esitasin, siis ma vaatasin seda, et need kõik prilliraamid on, mitte päris kõik, aga enamus on ilma ninapatjadeta. Ma ei tea, mis hullus mul tuli, et mul on hirmsasti plastikut vaja. Mõnedel on ikka ninapadjad ka. Aga neid saab juurde tellida ka ninapatjadega. Näed selline ilus punane. Kergerav. Aga jälle värvi võtsin. Jälle värvi võtsin. Nii, aga neid tead, neid sootseid on ka kividega. Kividega ma pean lihtsalt seda vaatama, et need kivid on ka kaasa pandud lisaks. Nendel raamidel, isegi tegelikult väga kallil brändiprillil tulevad kivid küljest ära. See on tegelikult reaalsus. Et kive saab tellida. Brändil, kui läheb ära, siis tulevad originaalkivid ja nende odavamatel, sootsamatel raamidel. Nendel on isegi kivid eraldi kaasa pandud. Kivid kauab. No ma arvan, puhastamise käigus kõige tõenäolisemalt on ju. Sa puhastad, siis õõrud seal lapiga, veega tuleb ära. See on tegelikult reaalsus, et ma ei saa müüa seda toodet nii, et kivid ei tule ära, need tulevad küll ära ja pikku ära, siis tulebki lihtsalt need asendada, leida sobiv kivi. Aga näed. Siin on ka kivid. Aga tootja on ilusti need kivid ka kaasa pannud. Et kui peaks ära tulema, siis saab ilusti asendada, aga puhastamise käigus ja kõige tõenäolisem on puhastuskäigus ja et sa kividest jääd ilma. Et tuleb olla ettevaatlik. Ma kunagi optikuna töötasin, siis ma mõtlesin, et kui minul oleks valida prilliraamid sisse, siis ma ei võtaks mitte kunagi kividega prilliraame. Sest lihtsalt nendel kallitel brändidel kaovad ka kivid ära, need kukuvad lihtsalt küljest ära, on ju. Aga samas kivid on ilusad ja tegelikult ei ole ka raske neid originaalkive tellida või siis ei ole ka raske tellida lihtsalt sarnaseid kive, et siis nagu kokku ilusti, et visuaal ilus oleks. Et väga hea, ma mäletan seda emotsiooni väga hästi. Kui ma pidin neid brändikatele kive tagasi liimima, et kui on minu valida, siis ma ei võta ühtegi kiviga prillimüüki. Aga tegelikult reaalsus see on, et naised tahavad kividega prille. Ja siis tulebki lihtsalt arvestada sellega, et kui kivi ära tuleb, siis tuleb seda lihtsalt uus panna. Et kive annab tellida küll. Nii. Selline ka roheline. Näed, vaata. Ma seekord üldse ei koonerdanud rohelise värviga. Ja need praegu, mis ma siin viimased, need prillid kõik, mis ma nüüd värvilised olen näidanud, need on need sootsad prillid. 49 või siis 69. On prilliraam. Nii. Vaatame siin.
näitame ühte punast. Ja mu maja on ikka veel vaikne. Ikka veel on vaikne. Inimesed pole ikka veel tööle jõudnud. Issand, kell on 8:15. Ma tavaliselt ei saa parkimagi siia maja taha. Ühtegi autot pole. Nii et ma ei tea, mis siin Tallinn-Tartu maantee peal juhtus või siin Sossimäel. Aga inimesed ei jõua tööle täna. Nii vaikne. Punane jälle. Aga sang on sealruline. Sealruline. Ma pean vaatama, et ma siit nüüd kive välja ei tõmba kogemata. Tegelikult on ju neid prilliraame veel. Prilliraame on veel. Olen need mehed natukene unarusse jätnud, aga mehed ei hinda seda värvi ka nii väga. Sinist värvi tegelikult hindavad ja selline tumedam pruuni hindavad mehed on ju. Et mehed peavad ise kirjutama, mis värvi nad tahavad või millisest. Meeste prilliraami valik mul on siin, aga selline hästi klassikaline, kas metall või ümar või plastik must, kandiline. Meestel on jah nii, nad ei esita mulle soove, milliseid prille nad soovivad kanda. Võtavad kohe sellise esimese siit ja mulle sobib küll ja lähevad. Nii. See on jälle see soodsam prilliraam. Kvaliteet on super äge. Super äge. Ja tegelikult on nii tore, et nii palju vinget raami tuleb juurde. Mul on päriselt pakkuda prille. Päriselt. Muidu ma ikka siin ütlen, et mul on valik väike, mul on prilliraamid, aga valik väike, aga nüüd on juba päris hea valik. Nii, vaatame, mis see teeb. See prill saab ka kindlasti kohe hästi endale. Need ilusad. Jah, nii, ma ootan küsimusi. Mul on siin toredad vaatajad. Küsige mu käest küsimusi. Kõik on nii tasa. Terve maja on tasa, teie olete tasa. Täna on täitsa selline kummaline päev. Terve maja vaikib. Ma tahaks isegi praegu telefoni võtta ja vaadata, mis siis liikluses täna toimub. Mis toimub? Kas keegi tööle siia ei jõua? Maja on tühi. Ma ei tea, kas täna mulle kliendid jõuavad. Mul on kell 10 on esimene klient. 11:30 on järgmine. Siis ma ootan kohe otsa seda oma prilliraami klienti. Kas need kliendid ka huvitavad täna jõuavad? Aga kui sa ei jõua, siis on see okei, aga lihtsalt mulle helista kirjuta, et on liiklus on hull või mis iganes suverehvid all, et sa ei ole tulemas. Nii, ma panen jälle need esimesed prillid ette, sest need viimased ei näinud. Ma arvan, et inimesed on siin juba aru saanud, et see on ilmselt üks prilliraamidest, mis mul on hirmsasti vaja. Endale siis. Sest massiivne võib tunduda küll liiga massiivne ka ees, aga tegelikult see prill istub uskumatult hästi. Uskumatult hästi. Ma esimene kord proovisin, see tundus mulle natukene kitsas. Aga, ja oota, nüüd mu ühendus on aeglane. Jah, sa peadki jõudma täna, sest muidu on jamasti. Ma võtan need prillid endale kõik, mis sa tahtsid. Peadki täna jõudma. Nii. Nii et ühesõnaga väga mingi prilliraam. Ma tunnen ennast uskumatult mugavad selle prilliga. Ohumärk. Mu kliendile on see ohumärk, et ta võib-olla jääb oma prilliraamist ilma. Tegelikult ei ole hullu. Tellime neid raame juurde. Lihtsalt mõte on hea. Prilliraam on ilus. On ilus ääre peale. Nii.
mis ma võiks veel uuesti näidata, seda Glowit ma tahaks ka veel uuesti näidata. Glowit, kus sa mu Glowikene oled? No, lähed siin. Hästi selline vingera ja tänavapildis kindlasti, kes need Glowid ja kandjad on, need jäävad mulle juba kaugelt silma. Ja Glowiga on tõesti nii, et tal on väga unikaalne disain, väga-väga unikaalne, et tänavapildis ma tegelikult väga tihti ei olegi seda Glowit ja üldse Glowi, ei ole mudeleid näinud, aga kui televiisori tööle panna, vaatad mõnda uudist või mida iganes, siis tegelikult seda Glowit kantakse. Ma selles mõttes olen prilliraami nii suur fanatt, et kui ma näen, et kellelgi on mingi prilliraam ees ja kui on eriti minu tehtud prilliraam ees, siis ma teen sellest kiiresti pilti, salvestan endale ära, et ma tean, et ta käib selle prilliga. Ja järgmine kord, kui ta seda prilli ees ei ole, siis ma olen tegelikult kohe nagu sekundiga mures, et huvitav, mis ta selle prilliraamiga juhtus ja mida ta siis nüüd kannab. Et ma nagu jälgin oma kliente üsna hästi. Ma jälgin teid üsna hästi. Ükskõik kust olete, mis prilliraamide kannate ja tõesti inimesi tunnen ära läbi prillide. Et Keite käib mul siin päris palju ja näod võivad juba segamini minna, aga kui sa näed seda oma prilli, siis jah, ma ei oleks sind muidu ära tundnud, aga kuna sa kannad seda prilli, siis jah, sa oled mu juures käinud. Kaitseprillidega on täpselt seesama teema. Ja optiliste kaitseprillide puhul ongi see ka, et tegelikult Eestis pakutakse seda üsna vähe ja kui pakutakse, siis väga kallid hinna eest on ju, et optiline kaitseprill, mis on tehtud sinu prilliretsepti järgi, tegelikult liigub väga vähe ja need kaitseprilli kliendid, kes siin ongi Eestis, siis ja ma tunnen lihtsalt kaitseprilli järgi ära, et on minu klient. Minu prillid on ees. Ja ma tunnen prillide järgi inimesi ära. Näed, üks inimene jõudis tööle. Jah, okei, suure maasteriga tuli. Äkki talverehvid oli tal. Terve suure maja peale jõudis praegult esimene tööle. Oot nii. No mis ma siis ikka jutustan? Ma teen panen pärast hiljem selliseid lühikesi klippe, siis jõuate mind päriselt ka vaadata. Mis prilliraamid tulid, mismoodi on. Ma teen paremad videod. Ma lihtsalt mõtlesin, et raiskan ka siin enda natukene aega hommikul, et töötöö sisse tuleks. Ja. Ma teen päeva jooksul neid videosi lühikesi veel, kus ma näitan siis neid soodsamaid raame, mis on siis 49 eurot ja 69 eurot ja siis võib näidata ka neid brände, mis tuli, on ju. Aga turvalist sõitu, jõudke kõik ilusti, kus te jõudma peate või olge üldse kodus, sest tõesti liiklus on meil siin 0. Tšau!